Nii ta on. See pusa saab osta ülikooli muuseumi poest. Tere! Minu nimi on ikka veel Anu, olen ülikooli muuseumi kuraator. Järgmisel korral räägin ma teile oma lemmikorganist ehk ajust. Seekord tutvustaksin kopsudiagnostikat, mis arenes 19. sajandi jooksul päris jõudsalt. 1816. aastal tekkis Pariisi arstil René Laennecil üks suur häda ja viletsus. Nimelt tuli tema praksisesse naispatsient, kes ütles, et tal on südameprobleem. Laennec aga on ju härrasmees, eks ole. See tähendab seda, et ei ole üldse mõeldavgi, et tema oma kõrvaga kuulab naispatsiendi ringkelet. Mida Laennec tegi? Keeras paberitorru ja kuulas hoopis sellega. Ja oma suureks üllatuseks avastas ta, et ta kuuleb tegelikult südametukseid palju paremini kui kõrvaga kuulates. Ja sellest arendas ta välja sellise puidust stetoskoobi, millega ta hakkas diagnoosima kopsuhaiguseid, sealhulgas tuberkuloosi. Sajandi keskpaigas tehnika oli arenenud ja tuldi välja sellise põneva vidinaga nagu spiromeeter. Ja see näeb välja niimoodi, et siit torust puhud sisse ja siis silinder siin sees tõuseb vastavalt sellele, kui suur on sinu kopsumaht. Sajandi lõpus oli võimalik ka kopse näha. 1895. aastal, nii nagu teaduses kombeks täiesti puht kogemata, avastas Wilhelm Conrad röntgenkiired. Ja alguses üldse ei usutud, et röntgenkiired on võimelised erinevatest asjadest läbi minema. Ja katsetamaks, kas see nii ka on, tehti pilte kinnistest karpidest, et vaadata, kas see on tõsi või mitte. Ja röntgenit hakati väga kiiresti kasutusele võtma ka diagnostikas. Aitäh ja kohtume järgmine nädal!